Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja kindlasti on siin veel muid parameetreid, mida ma hetkel ei oska nimetadagi, sest visuaal, nagu me kõik teame, on midagi hoopis muud kui riiklikult kinnitatud audio. Kõige oma sageduste ja muude parameetritega. Täna, ma usun, et mõni on pealkirjast lugenud, stuudios taas Harri Raudvere ja vaat nüüd on dilemma. Tegelikult tahaks ju ausalt tunnistada, et me oleme siiamaani kuni pilti ei näidatud, ja tänagi muidugi, nagu presidendi roosiaias, pükse polegi jalas. Vaadake, ma tõusen praegu püsti ja näitan teile. Harri, tõuse palun sina ka püsti ja näita neile. Oi, seda on liiga palju. Aga tegelikult tõsisematest asjadest täna võiks ju rääkida mehest, keda ei ole olemaski, sest revolutsioon sööb oma lapsed ja teine asi muidugi, sellega tunnistab meie riik, et ta on psühhopaatiline, sest psühhopaadil on alati õigus. Kui psühhopaatiline riik ütleb, et Tiit Madissoni pole olemas, enne hakkab kipskuju hapakki tantsima, kui ta tunnistab, et ta eksis. Mingi pisikene Madisson kuskil ikkagi on olemas. Hea küll, ma ei tea, võib-olla aastakümnete pärast pärja viivad kalmistule, võib-olla ei vii ka, aga niisugune see elu on. Harri, kas põrutame kõigepealt roosiaeda või räägime marginaalsematel teemadel? Tere, head Nõmme raadio kuulajad, vaatajad. Teemade ring võib olla tõesti päris lai, mida täna peaks puudutatama. Ja ma võin sulle öelda, et nii mõnigi uudis või nii mõnigi teema on jätnud veidikene sügavama jälje, kui tavaliselt oleks võinud jätta või oleks pidanud jätma. Aga sündmusi on juhtunud tõesti selle nädala jooksul päris palju ja mõningatest tahaks rääkida veidikene põhjalikumalt ja veidikene sügavamale minnes. Jättes kõrvale nüüd roosiaia, sest et ütleme nüüd niimoodi, et eks iga inimene räägib ikkagi sellest, mis teda kõige rohkem erutab või talle kõige rohkem muret valmistab, isegi mitte muret valmistab, vaid millega ta on kõige rohkem seotud, siis minu jaoks oli ääretult oluline Tartu Hoiulaenu ühistu suvepäevad, mis said läbi viidud ja peaks ütlema küll, et ilm just päris ei soosinud, sellepärast, et juhtuski olema nii, et just nimelt sellel päeval hakkas vihma sadama, hakkas puhuma jahe tuul ja ei olnud enam sellist kõige õigemat suve tunnet, mis oleks võinud ühel suvepäeval olla. Aga seda enam oli toredam tabada seda soojust, mis õhkas nendest inimestest, kes olid nendele suvepäevadele kogunenud, tublist ja töökast Tartu Hoiulaenuühistu kollektiivist ja kõikidest liikmetest, sest et nii nagu me teame, on ju ka sulaselgelt kõik Hoiulaenuühistu liikmed, ka osanikud, nad ei ole kliendid, see on nende ühing, milles nad aktiivselt kaasa löövad ja kas siis ühelt poolt panustades, rahaga toetades või teiselt poolt saades oma ideedele toetust. Nii et kõik inimesed on otseselt seotud ja oskavad hinnata ühise tegutsemise või seda koostöövormi. Ja mis ma tahtsin öelda, et esimene pool, millest me rääkisime või mis tuli jutuks, oli kindlasti ühistu majandustegevus, millised on edusammud, millised on arendused, millised on projektid. Erinevate tütarfirmade juhid, kes juhivad siis või koordineerivad teatud projekte, andsid ülevaate oma töödest tegevustest, andsid ülevaate tulevastest plaanidest ja ootasid ka loomulikult tagasisidet ühistu liikmetelt. Nii et erinevalt, nii nagu praegu räägitakse paljudest teistest ühistutest, et kus liige ei saa kaasa rääkida, vaid annab juba blankovolitusele allkirja, et ta delegeerib kõik juhatusele ja ta ei tea ega vastuta ega ei kontrolli
neid protsesse, mis ühistus sünnivad, siis Tartu Hoiu-laenu ühistus kindlasti need asjad niimoodi ei ole. Ja kõik inimesed said aktiivselt kaasa rääkida just nimelt nendes tegevustes, nendes plaanides. Esitati väga palju konstruktiivseid küsimusi, tunti huvi ja ka ma olen täiesti veendunud, et kõik inimesed, kes tundsid huvi ja esitasid küsimusi, said oma küsimustele ka väga adekvaatsed ja ammendavad vastused. Loomulikult peab tunnistama, et Tartu Hoiu-laenu ühistu on väga kõvasti kasvanud ja muidugi, mis kõige suurem uudis minu enda jaoks, sest eelmisel päeval, enne kui toimusid suvepäevad, toimus ka Tartu Hoiu-laenu ühistu nõukogu koosolek, kus siis nõukogu liikmed valisid mind, Harri Raudveret, Tartu Hoiu-laenu ühistu nõukogu esimeheks, nii et ma tänan selle usalduse ja vastutuse eest ja kinnitan täiesti ausalt ka tervele Eesti rahvale ja ka kõikidele Tartu Hoiu-laenu ühistu liikmetele, kes me saadet juhtuvad jälgima ja vaatama, et Hoiu-laenu ühistu jätkab oma konstruktiivset, konservatiivset suunta ja meie diviisiks jääb jätkuvalt selline ilus hüüdlause, meie moto, ehitame Eestit. Ja seda me oleme ka teinud, aga nimelt see selleks. Teise suurema ja olulisema ploki moodustas Tartu Hoiu-laenu ühistu poliitilise tiiva, milleks on siis eraldi mittetulundusühing tänase päeva seisuga, Eesti Ühistegevuse Liidu koosolek, kus rääkisime üleüldistest poliitilistest sündmustest, olukorrast Eesti riigis, rääkisime veidikene kaugemalt, veidikene laiemalt kõikidest probleemidest, püüdsime määratleda oma tegevusele kohta selles globaliseeruvas maailmas, püüdsime määratleda Eesti osa ja tänaseid suundumusi, mis siis Eestis valitsevad. Ja ma peaks ütlema, et vaatamata sellele, et niigi mõni inimene torises, kuidas ta torises väga armsalt, torises, et seda ma juba kõike tean, ma olen seda kõike kuulnud. Võib öelda niimoodi, et ega see ei ole ju halb, kui inimesed on kuulnud ja teavad ja mida see näitab. See näitab seda, et need inimesed suudavad mõelda ja mõtlevadki ühtemoodi. Ja kui me nüüd räägime poliitilisest tiivast ja poliitilisest ühendusest, siis võib ju ainult rõõmu tunda sellest, et poliitilisse ühendusse kuuluvad inimesed on kõik ühesuguse maailmavaatega. Erinevalt praegustest poliitilistest ühendustest, erakondadest, parteidest, kus rõõmsalt deklareeritakse, et meil on nii kirju seltskond, igaüks võib arvata seda, mida ta tahab ja küsime siis selle arvamuste mitmekesisuse pealt, kuidas me saame välja töötada ühesugust ühtset poliitikat, millega kõik erakonda kuuluvad isikud on ühtemoodi rahul, saavad sellest aru ja on valmis seda ka toetama ja mitte ainult ka toetama, vaid ka ühiskonnas propageerima. Sellepärast nii nagu me teame, iga erakond peaks ühiskonda välja pakkuma oma poliitilise visiooni, Eesti riigi arengust, Eesti riigi majandamisest ja nii edasi, et me suudaksime järjekordselt ja rahulikult täita meie vabariigi põhiseaduse preambulis välja öeldud põhitõdesid, milleks ju on, mida me kõik teame, on Eesti rahva keele, kultuuri ja riigi ja paljude muude selliste väga oluliste tunnuste säilimine läbi aegade ja et me suudaksime seista kui kivina või kaljuna ja meid ei kõigutaks need tormituuled, mis maailmas valitsevad. Nii et selles suhtes on ääretult tore tõdeda, et need inimesed, kes on koondunud Eesti Ühistegevuse Liidu ridadesse, mõtlevad suuremalt jaolt, sest mul ei ole ühtegi põhjust vastupidist väita, mõtlevad ühtemoodi, saavad maailma asjadest ühtemoodi aru ja ei lase ennast eksitada mõningate kommentaatorite märkustest, kus öeldakse, et meie jutt on naiivne ja lollikestele. Oleme siis kõik üheskoos lollikesed, ehitame Eestit ja tunneme ennast hästi. Aga see selleks. Muidugi oli ka väga palju juttu päevakajalistel teemadel. Ja päevakajalised teemad puudutasid loomulikult ka meie Roosiaias sündinud või toimunud presidendi vastuvõttu, seda narritsirkust, mida seal etendati Eesti rahvale ja loomulikult asi puudutas ka seda kõige suuremat ja laiemat mõistet, mida meie oleme
ka siin ju rääkinud ja väga pikka aega rääkinud ja räägib meie peavoolumeedia ja räägib igaüks, kellel on midagi öelda või rääkida, see on nende niinimetatud vabadusest ja vabaduste mõiste. Kes siis on põhimõtteliselt vaba? Vaata, vabadus on selline tore asi, mida me võime ükskõik millise kandi pealt vaadata või hinnata ja kui me nüüd tuleme siis ütleme klassikute juurde, siis kas nad just klassikud on, see on jälle omaette küsimus. Aga kui me filosoofiliselt läheneme sellele teemale, siis nii nagu omal ajal meil õpetati, et vabadus, see on tunnetatud paratamatus. Iga inimene on teatud piirides vaba, võimeline käituma, tegema, mis iganes. Ja toodi meil üks tore näide, et loom on ka puuris vaba. Aga kui me nüüd seda asja üldistame, sest loom on puuri piires vaba. Aga kui me seda asja nüüd üldistame, sest meie, kes me oleme teisel pool puuri, siis öeldakse, et näed, meie võime pidada ennast vabaks, loom võib ennast puuriks vabaks pidada, aga üks väike oluline nüanss on jäänud märkamata, sest meil on vabadus minna lõvi juurde sinna puuri, sõltumata sellest, mis see lõvi meiega teeb. Aga lõvil sealt puurist meie juurde tulla ei ole võimalust, sest uks on riivis ja taba ripub ukse ees. Nii et seda vabadust, kui sellist vaadata, saab alati või tuleb vaadata alati ikkagi küllaltki suhteliselt. Ja kui me nüüd kuulasime, vaatasime ka, mida meie president räägib ja mida ta ka Roosiaias on maha öelnud, ma siin kohe panin mõned lausekesed kirja, et huvitavam oleks. Ikka see pea ei ole ka prügikast, et igat jama nagu otseselt meeles pidada, aga vähemalt sellele tuginedes me saame teemat arendada. Ja president Kaljulaid on öelnud, et peame tänase päeva vabadusvõitlejatele koos liitlastega toeks olema. Siit hakkabki nüüd kerima lahti üks väga huvitav intriig. Me peame olema toeks vabadusvõitlejatele. Ja nii nagu sa, Margus, just ennem ütlesid, et vaene Tiit Madison, keda võib nimetada Eesti riigi vabadusvõitlejaks number 1. Põhimõtteliselt, ma ei nummerdaks, aga ma ütleksin, et tõeline vabadusvõitleja, sest tema tegudel olid tagajärjed ja nende tagajärgede maa sisse trampimist me praegu ka naudime omal kombel. Vaata, meie ja Eesti rahvas võivad tõesti niimoodi arvata, et Madisonil on suured erilised teened Eesti vabaks saamisel. Loomulikult oskas ta kaasata masse, loomulikult toimus Irve pargis üks esimene suur selline üritus ja teate, sellega on ka minul üks väga selline vahva ja nostalgiline mälestus. Nimelt töötasin mina sellel ajal Viljandis. Viljandi siseasjade osakonna ametkonna välises valvejaoskonnas insenerina. See on üks väga keeruline amet, aga kogu tehnika, park ja signalisatsiooniseadmed ja kõik see allus mulle alates laost, varustamisest, ja kõik nagu ühe korraliku asutuse tehniline staff pidi olema kellegi käpa all, nii nad olid ka minu teha, korraldada ja hankida. Aga see selleks. Ja mina kuulsin Irve pargi sündmustest läbi ühe oma tuttava, kes oli viibinud kohal, kes vaimustuse värinaga ja säde silmis rääkis, mis siis sündis Irve pargis. Kuulasin, mõtlesin ja mul hakkas põhimõtteliselt see asi väga meeldima. Ja ühel hommikukohvi laual, kui me siis oma pisikese seltskonnaga ja mõned inimesed veel, kes meie otsesesse seltskonda ei kuulunud, istusime laudaga ja me kohvisime saiakesi ja siis ma rääkisin neile kõigile seda informatsiooni või jagasin seda informatsiooni, mis siis Irve pargis juhtus. Läks paar päeva mööda, helistati mulle siis jaoskonda ja siseasjade osakonna ülem tahab mind, Vello Kütt oli tollel ajal Viljandi siseasjade osakonna ülem, Vello Kütt tahab mind kohe näha ja et ma peaksin kohe tema juurde minema. Kesk on vanem kui meie, kohe autole hääled sisse ja kohe tema juurde ja lähen kabinetti ja tere, tulin ja mis ma näen. Kabinetis istuvad 4 meest. Istub kohaliku KGB juht, istub siseasjade osakonna ülem, istub siseasjade osakonna partorg Ago Lall ja istub meie siis jaoskonna ülem Rein Teder, kes kõik vaatavad mulle sellise pilguga otsa. No nii, tule nüüd siia mees ja nüüd hakkame rääkima.
Noh, esimene asi oli kohe see Hirvepargist, mida sina rääkisid Hirvepargist? Noh, ma siis räägin neile ilusasti ära, mida ma kuulasin ja mida ma kuulsin ja siis hakkas tulema. Mida sina, noor inimene, sellest üldse tead? Mida sina oma nina sinna topid? Kõik, kes sinna on kogunenud, on kriminaalid, kõik on pederastid, kõik on kalduvustega. Ma kuulsin nende inimeste kohta nii palju üllatavat, et noh, see tundus lausa uskumatu, et sellisele inimgrupile võib selliseid patte kõigile inkrimineerida ja ühesõnaga iseloomustada neid nii ilmekad. Noh, hea küll, kuulasin ära, selgitasin ära, saadi aru, KGB tõusis esimesena lauadega püsti, keitas õlgu, et siit pole midagi teha. Ta ei tunne minus ära tõelist rahvavaenlast ja läks minema, aga kes oli see kõige suurem urgitseja? Kõige suurem urgitseja oli Kõige väiksem ülemus, jah. Partorg, siseseda osakonna Partorg, Ago Lall, kes ainult tänitas ja veel kord tänitas. Ja teate, kui huvitav juhtus? Asi juhtus mõne aja pärast, siis kui kooperatiivid avati ja need tööle hakkasid ja lähen mina siis ühte sellisesse Viljandi ühte esimesse valuutapoodi ja mida mina näen? Leti taga seesama Ago Lall istub ja müüb mähkmeid valuuta eest. Ja siis küll oli siukene küsimus, et kuule mees, kas sa oled ka siis vabaduse ridadesse astunud või nende pederastidega ühinenud või mida sa mulle siis ette heitsid, et selline maailmavaade, see kapitalistlik maailmavaade on niivõrd taunitav, et seda ei tohiks ühegi õige nõukogude inimese peas ega mõtetes üldse olla. Ta ju välistas, et tited situvad täis meie kodumaa korterite, põrandad, voodid, linad, ei tea mis veel, võib-olla panevad bussis paki maha. Ja selleks, et mitte määrida nõukogudelikke, ma ei tea, neid titemähkmeid, toodi rõpased lääne omad. Sellel ajal, Margus, ei olnudki nõukogude titemähkmed. Sellel ajal olid marlimähkmed, mis tuli puhtaks pesta ja nöörile kuivama panna. Seda me oleme kõik näinud ja ma arvan, et meie põlvkonna inimesed teavad väga täpselt, kuidas need asjad sellel hetkel olid. Sellisel juhul tahtis ta määratleda, kes on kaldunud kõrvale nõukogudelikult kursilt ja eelistab lääne mähkmeid. Võib-olla ta töötas just nimelt sellel suunal ja täitis oma püha missiooni või oma vannet kauni kodumaid ja jäägu see tema enda südametunnistusele ja tundku ta ennast hästi oma kõrges eas. Aga müüdud. Jah. Aga võt, seesama ongi nüüd seesama Vabadus ja Hirvepark ja Tiit Madison ja tead miks pärast võib-olla meie need juhtpoliitikud, need ütleme asjasse pühendatud autoriteetsed isikud, kes kindlasti valdavad selliseid saladusi ja nüansse, mida lihtinimesele ei ju kätte ei anta, sest nagu te teate, väga paljud ju asutuse siseseks kasutamiseks ette nähtud dokumendid on 75 aastaks salastatud. Mõned on natukene väiksema aja peale saanud oma piirangutempli nurga peale sinna. Ja võib-olla nemad teavad, et tegelikult Tiit Madisonil ei olnudki mingisugust tõsist rolli Eesti vabastamise puhul ja sellepärast ei pööratagi temale piisavalt tähelepanu ega ei osutada temale seda au, mida siis rahvas ühelt poolt tunnetab, aga mida poliitiline võim teab, et see nii ei olnud ja ei hakka seda isegi ümber lükkama. Miks pärast? Ma sulle kohe põhjendan. Sellepärast, et me teame kõik ja nemad teavad ka, et meie vabadus tuli hoopis sellepärast, et venelane leppis Ameerikaga kokku ja ameeriklane ostis meid venelase käest välja. Ja siin, kas me oleksime löönud trummi, tantsinud, oleksime seisnud Balti ketis, sest Balti kett oli ju ainult filmiprojekteks, nagu siin on ju praegu läbi tilkunud, et oleks jube kihvt, kui inimesed seisaks kõik ketis ja me saaksime filmi ja teha sellest väga vahva propagandaürituse. No Balti ketist jäi film tegemata, see konkurss oli hiljem, et otsige materjale, tehke midagi. Ja, no see mees, kes lendas helikopteriga ja filmis Balti ketti, küll asjaosalised teavad, kuidas asi tegelikult välja nägi. Aga noh, me siin lihjame mõningatele sellistele nüanssidele. Vandenõu teoreetilistele fenomenidele. Absoluutselt, Margus. Nii, ja kui me nüüd selles suhtes vaatame, et see laulev revolutsioon oli väga tore ja väga ilus ja tead, mis mulle meenub, vaadates nüüd ka Valgevene, eks ju, praegusel hetkel, kus rahvas koguneb. Nii nagu me teame, laulva revolutsiooni ajal ei olnud ju
olemas Eesti trikolorlippe, meie 3-värvilist lippu, sinimustvalget. Ja kui rahvas tuli lauluväljakule, siis äkki oli terve lauluväljak sinimustvalgeid lippe täis. Keegi oli seda valmistanud ette, keegi juba teadis, et nii peab olema, keegi teadis, et rahvameelsus tuleb kujundada, keegi oli juba ammu tellinud sellise koguse lippe, et need lipud oleks olemas. Järelikult oli tegemist tõsise ja ette plaanitud tegevusega. Kaunikesti professionaalselt olid lipud tehtud. Sa mäletad, äkki õigest kangast, kuidas nad tuules lehvisid, need ei olnud kodukootud, võetud mingi kangast telgede peal kokku miksitud asjad. No muidugi ei olnud. Eile oli mul õnn ja rõõm vaadata välja aknast. No monteerisin seda Hirvepargi videot ja ikka mingi mütaki ja piiks käib kuskil, ei saa aru ka, mis see on. Ja läksin, mina vaatasin välja aknast ja mida mina näen? Pärnu maantee viaduktil on suur, pikk Valgevene värvides kangas. No nii pikka, niisuguste proportsioonidega ei saa nimetada lipuks. Suur hulk ära seletatud nägudega noori käib, autod sõidavad mööda, törtsutavad signaali. Ja siis ma mõtlesin, no Valgevene saatkond on seal samas lähedal. See tähendab, et see materjal, millega toetust avaldati, võis siiski tulla saatkonnast. Saatkond järelikult pidi siin territooriumil midagi organiseerima, jättes mulje, et ta ei ole mitte midagi organiseerinud. Täna ma nägin varahommikul ka pildikesi teiselt poolt viadukti, kuhu see päris pikk inimhulk siirdus, aga nad katsid ära parasjagu ühe poole viaduktist, nii et kui nad läksid teisele poole, siis siia poole enam ei jäänud kedagi ja vaikus oli maa peal. Ja võt siis ma mõtlesin. Noh, esimene asi muidugi sinu eelmise saate Valgevene teemaline jutt, mida üks kommentaator tahtis taandada puhtalt rahvusküsimuseks. Küsi Valgevene elaniku enda käest. No ma ei tea, kuskil seal ma vastasin umbes nii, et igal diktaatoril on kalduvus muutuda türanniks. Kui ta oma tegevuse, oma eesmärkide ja nende saavutamisega enam ei vaimusta rahvas, sel juhul tekib see, et rahvas sunnitakse vaimustuma ja kui refleksid on välja kujunenud, ma ei tea, kas võib võtta eeskujuks Koread, aga miks mitte? Mul on sulle, Margus, ettepanek, et kui sa kirjutad selliseid kommentaare või selliseid üldistavaid ja ühemõttelisi, siis ole hea, kirjuta natukene rohkem lahti. Enamus neid inimesi, kes neid loevad, ei saa päris täpselt aru, mida sa sellega oled öelda tahtnud. Vastulause, kui ma kirjutan natuke pikemalt lahti ja seal on sees sõna koer, siis hakatakse mulle vastu kommentaare kirjutama koerast, koerte tõugudest. Minnakse iseendaga tülli, et sa kurat ei tea koertest midagi ja teema on surnud. Jah, aga midagi ei ole parata. Meie inimesed on toredad inimesed ja need inimesed asjadest aru saaksid, tuleb rääkida ja veel kord rääkida ja ikka veel rääkida, sellepärast, et midagi ei ole parata. Ja ikka tuleb põõsast välja keegi, kes ütleb, et miks sa ei kirjuta sellest, kuidas meid juhivad vabamüürlased, kapo ja ma ei tea, mis kuradi asjad veel. Saad aru, inimesed, mul oli varem tunne, et see 80-20 looduslik jaotus, mõistus ja mittemõistus, see kehtib, aga nüüd ma mõtlen juba, et 80-20, sinna 80 alla käivad ka need, kes on ikka päris hullud juba, kes isegi peavoolumeediale ei suuda tugineda, sest ka sealt võetakse juba üks ainuke sõna, millega kukkuda lällama nagu ei kunagi varem. Tõsi, võtan omaks, võib-olla need on ealised iseärasused, et nad ei saa enam aru, noh.
vaata ja küll tuleme selle kange juurde tagasi. Vaata Margus, asi ongi selles, et kui ühel hetkel on tehasest välja tulnud sadu ja tuhandeid ühesuguseid lippe, siis peab olema see väga hästi kinni makstud ja väga ette tellitud üritus. See on ju täiesti selge. Seal tuleb maksta kinni ka tööliste vaikimine. Aga vaata nüüd, eks me ju kõik teame, et meie vabariigi valitsus eraldas ka ju 100 000 eurot Ukraina vabadusvõitlejatele, kas siin tehtigi või? Kas ainult siin, aga ma arvan, et see käsk tuli mujalt ja kõikidele valitsustele, et te peate nüüd maksma ühiskassasse mingisugust raha, sellepärast, et me oleme otsustanud Valgevenes riigikorda muuta, me oleme Valgevenes üritame teha teadlikku. Meil on vaja turgu laiendada ja muidu Euroopa Liit ilma turu laienemiseta teeb ja vaata, et täpselt see niimoodi ongi, et me peame toetama, et me saaksime läbi viia või korraldada samasuguse ülevõtmise, nagu me korraldasime Ukrainas. See mõte on ju kindlasti ära, nagu neil peas olemas, see on ära proovitud tegevus. Mõtlesin minagi Ukraina peale, et vaikus. Aga vaata, kui Ukrainasse, kas me vaikus, miks seal vaikust on? Tähendab, Ukraina ei ole täna aktuaalne, milleks viia fookust Valgevene pealt ära. Ära siis imesta, et seal on vaikus. Ma võtan läbi aja, et korraga oli siin infot kui palju, et kullakangid pandi kõik lennuki peale, et ameeriklased aitasid kõik ära koristada või umbes niimoodi. Ja nüüd ei huvita mitte miski, mitte kedagi. See tähendab, et teatavate ringkondade jaoks on nüüd korras. Siin ei huvitagi keegi mitte midagi, seda huvitatakse täpselt nii palju, kui peavoolumeedia ühte või teist sündmust kajastab. Kuhu suunatakse fookus, kuhu on parasjagu vaja fookus suunata, millisele riigile, millisele nüansile on vaja rõhk asetada, seda tehakse. Küsimusi ei kajastata üleüldiselt globaalsemalt ja neutraalselt, objektiivselt, vaid just täpselt sinna, kuhu suunatakse fookus. Sinna, kuhu parasjagu on ideoloogiliselt kasulik. Muide, plaan B või niisugune varuvariant on ka käivitunud. Nimelt täna ma lugesin hommikul, et Venemaa idaosas juba 40 päeva käib igavesti vägev mürgel. Tahetakse ilmselt vabadust, nii nagu alati. Jah, vaata vabadust. Ja praegu kuuleme siis, mul on hea sõber Valgevenes ja rääkisime temaga ja ta ütleb, et ega see vale ei ole, siis ma rääkisin, mis meie uudised kajastavad või kuidas kajastavad neid sündmusi ja ta ütleb, ega see vale ei ole, sest täna ei teagi keegi ju, mis nüüd edasi hakkab saama. Ühelt poolt istub president, hambuni relvastatud ei keeldub igale poole minemast, paneb oma sõjaväelahingu valmidusse ja ütleb, et nii nagu oli, nii ka jääb. Teiselt poolt käivad inimesed mööda väljakuid ja mööda platsi ja mööda teed ringi, lippudega käivad, laulavad naiste marsid, meeste marsid, varsti laste marsid, mis iganes. Ja selle peale küsib siis inimene, et ja siis, kuhu see kõik välja viib, mis on selle asja eesmärk, kelle närvid ennem üles ütlevad. Ta ma ütlen sulle, kelle närvid üles ütlevad. See, kelle raha enne otsa saab. Ja nüüd... see on Ukraina näite baasil. Ja nüüd ongi põhimõtteliselt see teema, et kui meie korjame siit kõik raha, et nemad saaksid seal oma marsse ja oma lippudega jätkata, siis tekib küsimus, milles seisneb see meie huvi, et meie peame oma maksumaksjatena maksma sinna raha ja millega me just see tegelikult tegeleme. Me sekkume otseselt teise riigi siseasjadesse. Mullegi tundub nii ja muide Maidan 2 kukkus ju läbi sellepärast, et selgus, et ei makstagi enam. Aga nad oleksid muidu tahtnud ju seda, mida Maidan 1-ga edasi, aga kuna nüüd ei maksta, siis sitta sellega või kuidas ma pean seda mõistma? No Maidan 1 ajal maksti küll, maksti täiesti kindlasti, kohe saadi... No Aserbaidžaanis ma käisin, seal maksti ju samamoodi. Käisin Bahreinis, seal kutid näitasid mulle isegi hinnakirja, palju maksab lihtsalt telgis moilutamine, palju maksab see, kui sa põlevaid kumme loobid viaduktilt tee peale. Ukrainas samamoodi. Sõbad ukrainlased ju, mõned elasid ju Maidanil päris hästi, sellepärast nad said ju iga õhtu
raha näpu vahele. Nojah. Nii, aga tekib küsimus, et aga kes siis ikkagi maksis ja kelle huvides? Aga see ei öelnud mitte kõrge Ameerika naissoost isik, et 6 miljardit on läinud. No kuulge poisid, me tahame ju oma investeeringud tagasi. Nüüd on vaja 60 miljardit tagasi saada. Iga dollar, vähemalt mulle nõukaaja lõpetati, peab investeeringuna tooma tagasi 10 ja vähemalt. Selle peale öeldakse, et unistamine ei ole ju kahjulik, sellepärast, et ükskõik kui palju sa Ukrainas raha köhveldad, see on nagu mutiauk, see on nagu põhjatu auk, sealt ei tule enam mitte midagi tagasi, küll need ukrainlased juba oskavad selle raha vastu võtta ja käituda selle rahaga täpselt nii, nagu nad ise peavad õigeks, kuigi selle vastuvõtjate hulk on päris aastakene. Unistada tuleb suurelt. Ameeriklased unistasid, aga midagi ei ole parata. Soovreaalsus või soovunel me ei pruugi olla kunagi reaalsus ega saadagi reaalsuseks. Aga Mike Tyson ütles ka midagi taolist, et kõik suured unistused ja kihvtid plaanid võivad lõppeda esimese nätakaga. Nii, aga mida ütles meie presidentinna ikkagi roosides veel? Ega me siis ei saa ju nii head teevad lasta soiku vajuda. Ta ütles, et vabaduse nimel tuleb alati pingutada. Ja vaata nii, nagu me rääkisime nagu erinevatest vabadustest ühiskonnas, tõime selle näite lõvist ja puurist ja vaata, aga meie presidentinna vabadus seisneb sellest, et mehed võiksid kanda seelikuid ja võiksime kõrvarõngad panna ja Leave Frain, nagu ütlevad klassikud, Uno Lahte võiks tsiteerida. See on ikka see, et demokraatia tähendab igaühe õigust ennast ise teiste ees avalikult täis teha. Ja vaata küsimus Roosi aias on niisugune mõiste nagu dress code, eks ole? Jah, on küll, aga kui on dress code'iks sinu kutse peale märgitud paljas perse, olgu olla. Või muidu sisse ei lasta. Jätku see paljas perse nüüd praegu ette rahule, aga ma tahtsin tuua sulle natukene seda erinevad kaalukategooriad esile. Tähendab, mida siis vabaduse all nagu mõeldakse või mida siis tunnetatakse. Ta on, ma saan aru, et ta on paratamatu see vabaduseks. Ütle mulle, kas vabadus ületab terve mõistuse piirid ka või? No loomulikult ma saan aru, kui ta on ikka täitsa vabadus, ajuvabadus kaasa arvatud, siis muidugi ta ületab kõik piirid. Margus, inimesed hüppavad vabalt aknast alla, lähevad lõvipuuri vabalt. Vaata, sul on ka vabadus võtta praegu riidest lahti ronida katusele, hüppata sealt pea ees alla. See on sinu kodaniku vabadus. Aga mul on lastetoaga sisse taotud ka teatav dress code. No ükskõik, aga saad aru, sina võid ju selle vabaduse eest hakata võitlema. Ei. No täna ma võin, muidugi ma sinu võitlus seisneb selles, et teised eripära ja kriiks ja hakkangi võitlema. Teised tunnetavad ja tunnistavad sinu seda õigust. Jah, seda mind kui paratamatust, et nüüd võitleb selle eest. Täpselt, aga Margus, asi on nimelt selles, et kui presidentinna tunnetab seda vabadust või võitlust vabaduse eest just nimelt sellisena, siis meie tunnetame seda natukene teistmoodi. Vaata, mina tunnetan näiteks kas või neid samu ühiskondlikke protsessi, mida suunab võõrideoloogia, Brüsseli käsu majandus, Ameerika diktaat väga paljudes valdkondades. Mina tahaksin olla sealt vaba. Näiteks presidentinna ei näe seal probleeme, selles probleeme. Olles käpiknukk, tehes seda, mida niinimetatud sõbrad ja liitlased ette annavad, kuid tema vabadus on läinud nii ahtakeseks, et ta ei oskagi ju suuremat vabadust näha ega tahta, sellepärast, et ta saab raha selle eest, et ta ei näekski seda. Kõrgemal poolt tulnud käsu täitmise vabadus oma riigi rahva ja kurat ja nagu juudi anekdoodis, selle eest makstakse veel raha. Ja, ma tean seda anekdooti. Nii et aga midagi ei ole teha, vaene president vist juba näeb praegu ette, et tal pikkapidu siin ei ole, otsides omale uut tööd, otsides omale uut ametit. Ja kuigi ma ütleksid, et need šansid sinna pääseda OECD juhi kohale. Ma ei tea, aga ülejäänud akordid ma võtaksin välja. See on kakofoonia esimene. Ei ole midagi.
No, seal on kenasti mi on jah, kohe ees, ole, see on too ja siis hüppab reesse tagasi, tertsi ulatus, pisike siuke liikumine. Mis see O on, võib-olla see on 0 akord, see on siukene kvardipide on seal ja... See on pikk paus. Loodan, mitte milleski, 0-st tuleb see. Nii, aga nagu me teame, eks, ja nagu me räägime ja kuuleme, eks, et vabadusele pani aluse, meie riigi vabadusele, ikkagi väidetavalt Tartu rahuleping, mis siis fikseeris ära Eesti riigi kui sünnipäeva, kui alguse, kui Vene riik oli sunnitud tunnistama Eesti riigi iseseisvust. Ja selles Tartu rahulepingus lepiti kokku väga sellistes põhimõtetes ja põhimõttelistes küsimustes, fundamentaalsetes asjades, pandi paika Eesti piir täpselt. Nähti ära, kuidas üks või teine osapool peaks käituma teise suhtes, säilitama teise suhtes neutraliteeti, mis iganes. Ja täna me ju loome endale illusiooni, et Eesti riigi järjepidevus on just nimelt otseselt seotud Tartu rahu küsimustega, mis tagabki meile selle iseseisvuse ja me oleme kogu aeg ju venelasele seda väitnud, et Tartu rahu lepingut tuleks täita ja venelane ei taha täita ja ühesõnaga me oleme selles kogu aeg konfliktis ja nii edasi ja näeme, et või tähendab väidame, suur osa Eesti elanikkonnast, seltskonnast väidabki seda, et Tartu rahuleping on meie riigi järjepidevuse tagatis. No nii meile öeldi. Nii, aga vaata, ma küsisin ka selles Eesti Ühistegevuse Liidu koosolekul, et kui paljud inimesed teist tegelikult on süvenenud Tartu rahulepingu sisusse ja mõned käed tõusid saalis püsti. No meil vedeles see Nõmme raadios tükk aega laua peal ja sai ikka saadetes lehitsetud ka. Ja, aga vaata, siin on nüüd üks väga omapärane nüanss, mida me peaksime silmas pidama. Vaata, me võime alati öelda, et vaat mul on õigus ja tal ei ole õigus ja nii ja naa ja teistpidi edasi, aga katsuksime mõningate küsimuste lahendamisel olla objektiivsed. Taantaks ennast natukene kõrvale, jättaks isikliku emotsiooni tahaplaanile ja lähtuks siis konkreetsetest asjaoludest. Ja vaata, mida me sellest Tartu rahulepingust siis korralikult välja lugeda võime. Vaata, ma panin siia ikka paar punkti 7. peatükist nüüd lausa paberi peale ja mõtlesin, et loeme selle nagu üheskoos ette ja vaatame. Et kas siis kõik on ikkagi nii korrektne, kui ta olema peaks. Või mida me siis oma idanaabrit, oma piirinaabrilt tegelikult nõuaksime ja ootaksime. Ja mida tema võiks meilt oodata, tuginedes sellele samale rahulepingule, mida meie või mille mitte täitmist meie talle kogu aeg ette heidame. Ja võt seal on kirjas selline huvitav asi, et igasuguste vägede viibimise oma pinnal ära keelama. See tähendab, see käib nüüd kummagi osapoole kohta. Peale valitsuse omad ehk Eesti vägede ja Vene vägede, eks ju. Ja nende sõprusriikide vägede, kellega ühel lepingu osalisel on sõjaline konventsioon tehtud. Väidetavalt on meil NATO-ga sõjaline konventsioon tehtud, selles suhtes on ju kõik nagu ilusti kenasti korras. Kes aga teise lepingu osalisega tegelikult sõjajalal ei seisa. Samuti oma territooriume piires ära keelama meeskonna kogunemise ja mobiliseerimise seesuguste riikide kui ka organisatsioonide ja rühmade vääridadesse, kes oma eesmärgiks seavad sõjariistus võitluse teise lepingu osalisega. Ja vaat siin hakkavadki need käärid pihta. Kui Ameerika valitsuses olevad kõrged riigitegelased on avalikult tunnistanud Venemaa oma vaenlaseks, kellega tuleb võitlema hakata. Kui Vene suhtes on rakendatud majandussanktsioone kahjustades või sooviga kahjustades teist riiki ja teise riigi korda, siis toob see sama Tartu rahu leping veel ühe punkti esile, mida ma veel loeksin. Oma territooriumil mitte mingisugust organisatsioonide ega rühmade moodustamist ega viibimist lubamad, kus teise lepinguosalise kogu või osa territooriumi valitsuseks olla pretendeerivad, samuti ka mitte lubama nende organisatsioonide, rühmade, esituste ega ametlike isikute viibimist, kelle eesmärgiks on teise lepinguosalise valitsuse kukutamine. Kui meie sõber ja liitlane deklareerib, et nende sooviks on Vene riigi valitsuse kukutamine, siis
kallid Tartu rahu pooldajad, lähme ilusasti kenasti tipa-tapa peegli ette, vaatame seda, mõtleme, analüüsime. Harri, sellele tuleb üks vastus. Aga nemad alustasid. Mina küsin su käest ainult ühte asja selle peale. Ja küsin su käest seda asja. Ütle mulle, mida halba on Venemaa taasiseseisvumise perioodil Eesti riigile ja rahvale teinud? Vasta mulle. Tõstan käed üles. No kindlasti on, aga ma ei ole seda märganud. Muide, ma tooksin siia sisse veel ühe detaili. See on verbaalnoot, mis lubab meie territooriumile Ameerika Ühendriikide väed. Ja ma tean seda. See ei ole pelgalt NATO. Ja ei, muidugi pelgalt NATO ei ole. See on midagi palju enamat, eks. Kas NATO ei või äkki jänkidega kaklema hakata siin meie territooriumil? Ot, kui me räägime asjadest, siis püüame olla objektiivsed. Ja ei ole mõtet pritsida tatti ja vehkida rüüskikatega sinna. Ja kui me jõuame jälle paradoksina, et oma silmas, mitte just nagu palk, vaid ka lausa pinnu võiksime otsida või üles korjata. Ja ma ei tea ju, millised oleksid või võiksid kujuneda meie suhted naaberriigiga, kui me tegelikult teeksime neile ettepaneku korrektselt, viisakalt Tartu rahu lepingu tingimustest kahepoolselt kinni pidada. Ei tea, kas me siis ikkagi kaotaksime Petserimaad või mida iganes, sellepärast, et keegi peab astuma ühe heatahtliku sammu. Naabrite vahelistes suhetes on võib-olla see mõnikord palju mõistlikum ja etem, kui leida endale niinimetatud liitlane, kes sinu naabriga ilmsasti kakelda tahab ja lõppkokkuvõttes võib kindel olla, et kannatajaks jääme ikkagi meie. Meie väikene Eesti, meie väikene rahvusriik, sellepärast, et koos liitlassuhetega tulevad siia ka need niinimetatud võõrideoloogia ilmingud, mis tegelikult nii otseselt kui kaudselt seavad ohtu meie põhiseaduse preambulis välja toodud seisukohad. Ma ei hakka need üle kordama, aga see on põhimõtteliselt täpselt nii, nagu ta täna ka reaalselt on. Kas see meeldib meile või see ei meeldi meile, need on faktid ja faktidele tuleb otsa vaadata kainelt ja jätta emotsioonid täiesti tahaplaanile. No see ongi kõige hullem, aga vaatad sa faktidele otsa, mis siis juhtub? Siis juhtub, et miks sa oled nii negatiivne? Kas sa tahad, et kommunistid tulevad? Kas sa tahad Putini võimu alla? Ühesõnaga küsimused, mis on nii retoorilised, et neile ei olegi võimalik vastata. Aga kus sa võtad seda, et me peame siis kohe Putini võimu alla? Ütle mulle. Aga ma ütlen sulle, see on debiilide formaalloogika. Formaalloogika tähendab seda, et võetakse mingi väide. Harri Raudvere on loll. Õigus. Järgmise lausega läheb edasi. Lollid käituvad ettearvamatult. Ma tean mitut lolli. Ja Harri Raudvere lollina. Ja pane tähele, nüüd enam ei käsitleta seda pelgalt tühi väitena, vaid faktina, et Harri Raudvere ongi loll ja käitubki ebanormaalselt. Sest formaaloogikas järeldatakse esimesest väitest, selle tõesust kontrollimata prõõsetäis väiteid, mis liiguvad täpselt psühhopaadi antud suunas. Amen. Margus, sul on õigus jah, ja midagi ei ole parata. See on tehnika. See on tehnika. Seda käsitlust või sellist käsitlust on meile ju õpetatud ju lausa kõrgemal tasemel ja lausa haridusprogrammides, et niimoodi tulebki käituda, kui me tahame ühest faktist leida sellist korreleeruvat tõde. See on väitlusõpetus. Tulge minu juurde, ma õpetan teile, kuidas ükskõik millest järeldada, et minul on õigus. Ja Harri Raudvere on loll. See on nagu Kartaago tuleb maatasa teha. Jah, tähendab see mis iganes, aga maatasa tuleb ta teha. Ükskõik kus ta on. Absoluutselt. Ja milline ta on. Ja kes ta on või mis ta on. Vahet ei ole. Nii et võt, oleme nüüd saanud ühe ringi peale nendele asjadele, mis siis vahepeal nagu juhtunud on. Aga
aga tead, ega ma ei oskagi sulle rohkem midagi öelda, sellepärast, et ükskõik mida me ütleme, paljudele inimestele võib tunduda see rumal, kohatu, see ei ole nii. Ja. Teised inimesed kuulavad, mõtlevad, saavad aru, arvad, et see on just nimelt nii. Ja väga raske on, see tähendab mitte isegi väga raske, täiesti võimatu on kõikidele inimestele ühtemoodi meeldida. Ja ei peagi olema, sest kordame jälle seda trafaretset ütlust, et kui sa tahad kõigile meeldida, siis lõpuks ei meeldi sa mitte kellelegi. Ise endale ka mitte. Absoluutselt, see ka jõuab sinna, et sa ei meeldi ka lõpuks ise endale, sellepärast, et sa tahad olla kangesti kellegi moodi. Ja kui sa tahad olla kellegi moodi, nii nagu Margus sa oled öelnud, see on väga kuldaväärt lause. Ma soovitan seda tõsiselt mõelda. Kui sa tahad olla kellegi moodi ja oled kellegi moodi, siis kes on sellel ajal sinu moodi, kui sina oled kellegi moodi? Ja ma küsiksin, et kes tahab olla sinu moodi, kui sina tahad olla järgmise moodi ja nii edasi. Jah, siin on muidugi kõige kohutavam see, et meie väitlused, need taanduvad selle peale, et oletame, et sina, Harri, oled õnnelik raamatu omanik. Sul on kena raamat elektrotehnikast ja mul on kena raamat elektrotehnikast. Sinul on 1905. aasta oma või 9. aasta oma. Ja minul on 1980. aasta oma. Mõlemad muide vaata vene keeles tõlgitud, kus juures seisukohad on rängalt erinevad ja nüüd sõltub kõik sellest, kelle rusikas on kõvem, et enda loetud teos maksma peksta. Vaadake, ma saan väga hästi aru, millele Margus vihjab. Ma tõin lihtsalt neutraalse näite. Sa tõid neutraalse näitega, ma rääkisin talle ühest väga markantsest loost, sest et mõni aeg tagasi oli mul au ja õnn viibida Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumis, kus mulle tutvustati siis väga salajast dokumenti, mis muidugi ei kandnud. See oli provokatsioon. Riigisaladuse pitserid, sellepärast, et väidetavad Eesti Vabariigi kodanikul riigisaladusele juurde nagu asja ei ole ja sinna pääsevad ainult väga valitud, väga kontrollitud, väga lojaalsed inimesed ja ühesõnaga mina ei kuulu nende inimeste kategooriasse, aga ma ei lase sellest ennast absoluutselt häirida, sellepärast, et mul piisab ka sellest dokumendist, mida ma nägin või mis mulle näidati ja kui sellistele dokumentile tuginetes on tegemist Eesti riigisaladustega, siis vaene Eesti riik, siis ma võin julgelt ütelda, meil ei ole mitte mingisugust saladust, aga see selleks. Küsimus oli lihtsalt väga drastiline ja puuduta seda minu teemat, mida ma siis kogu aeg olen ajanud kõik need aastad, et ei ole saanud realiseerida neid õigusi, mida meie president kogu aeg ütleb, et meie Eesti riigis on ettevõtlusvabadus, meil on eraomandi puutumatus, meil on kõik sellised toredad asjad, tegin siis ettevõtlust, panin siis eraomandile nagu siis õla alla, et mu eraomand selle arvelt suureneks ja siis tuli riik, kes ühesõnaga puudutas mu eraomandit väga tugevasti ja piiras totaalselt mu ettevõtlusvabadust. Ja ma olen kogu aeg püüdnud selgitada, et selle ettevõtlusvabaduse piiramise taga ei ole objektiivsed asjaolud, vaid on mõningate ringkondade subjektiivne soov keerata käru. Ja vot siis mul oli ebaterve konkurents. Kui sa oled viisakas, aga hea küll. Ja siis oligi mul õnn ja rõõm viibida siis Kaitseministeeriumis ja näha siis seda ühte alusdokumentidest, millele siis riigivõim viitab, et ta on otsustanud minu ettevõtlusvabadust piirata. Ja teate, kui ma selle kätte võtsin, mul hakkas häbi. Ja ma küsisin ka nende inimeste käest, major Kuppar oli sealt Kaitseministeeriumist ja mingisugune juristiproua ka selline kena korpulentne tädi, kes minu küsimuste peale vihast nii värises, et äärepealt oleks vist lõhki läinud, sellepärast et inimese kehakeel reedab, mitte midagi ei ole parata, aga võib-olla ta oli lihtsalt niisama emotsionaalne, võib-olla ma meeldisin talle. Käed võivad väriseda ka, ma ei tea, Alzheimerist või? Jah, aga kindlasti mitte, see ei olnud Alzheimerist, see oli lihtsalt hetkeline emotsioon, aga see selleks. Ja teate, siis ma vaatasin, et see dokument, see analüüs, kuidas siis Päitevaivina tuulepark kahjustab Eesti riigi raadioluuret Venemaa suunal, kuidas ta siis mõjutab ja siin oli kirjutatud nii palju lollust ja siis kui ma jõudsin nagu mingisuguse bakalaureuse töö või mingi kursuse töö tasemel tehtud sopertise juurde ja vaatasin,
seal oli kasutatud kirjandus ja kasutatud kirjandus vist oli isegi aastast 1909. Ja noh, millele sa ka siin vihjasid, et meil võivad olla täiesti erinevad elektrotehnika õpikud. Ja aastast 1980 ja teate, kõige suurem probleem pidi olema ikkagi digitelevisioonil. Ja siis mina muidugi küsisin, et vaadake, kui meie Päitevaivina see tuulepark, mis asetseb Sillamäe linnast nüüd ikka siia Tallinna poole, et kuidas siis see Narva tuulepark, noh, ei mõjuta siis Eesti riigi kaitsevõimet täpselt samasugusel moel, mida te olete meile ka kirjalikult ju vastanud, et tema ei sea ohtu Eesti riigi raadioluurele. Et olge nii kena, esitage siis mulle ka selline analüüs, mis on tehtud Narva tuulepargi kohta, kus me ju kõik selgelt näeme, kuidas ta siis mõjutab Eesti riigi kaitsevõimet. Noh, muidugi selle küsimuse peale mindi närvi, öeldi mulle, et me täna räägime ainult nendest asjadest, me täna räägime ainult sellest asjast, ühtegi muud dokumenti me täna ei räägi. No aga siis, kallid inimesed, vaadake, tema on ametnik, eks? Mina olen ettevõtja, mina maksan riigimaksusid, tema eest maksan riigimaksusid, tema eest maksan sotsiaalmaksu, sellepärast, et minu rahast saab palka, mina pean neid üleval, sõna otsa mõttes, ja kui ma küsin konkreetsed asjaolude kohta, siis nad ärrituvad. Ja siis tunnistavad, et sellist asja ei olegi olemas. Ja kallid inimesed, aga kuidas te siis saate väita, et see midagi ei mõjuta? Muidugi te saate väita, sest see kuulub Eesti Energiale. Eesti Energiale kuuluvad tuulikud ja tuulepargid ei ohusta Eesti riigi kaitsevõimet mitte üks mõjutab, siis Narval ei ole enam midagi mõjutada. No selge, siis on ikka täitsa, aga küsime siis, et nii nagu ütles Kaitseministeeriumi suur tähtis ametnik Oitsalu, et riigikaitse on kõige suurem avalik huvi ja siin tuleb sekkuda väga jõuliselt, tuleb maha võtta Aidu tuuleparki pandud 2 tuulegeneraatorit, sest need seavad ohtu Eesti sõdurite elu ja tervise. Ja tema ametnikuna ei saa neid sõdureid surma saata uisa-päisa, sest 2 tuulegeneraatorit seisavad püsti. No, küsime siis niimoodi, et kas siis tuleks ikkagi päevapealt see sama Narva tuulepark ikkagi maha võtta, kui ta on nii koleda koha peal, et Eesti riigi sõdurid saavad just nimelt selle pärast surma, sest ja nad ei suuda meie riiki kaista, sellepärast, et Eesti riigi kaitsevõime on ikkagi, see on nii suur avalik huvi, et siin ei saa minna üheski küsimuses kompromissile või leida üle nurga selliseid lahendusi. See on täpselt nagu rasedusega, et kas seda on või seda ei ole. Ja kui ta on ohuks ja kui on tegemist ääretult suure avaliku huviga, siis tuleb ta likvideerida. Mitte öelda, et see ei mõjuta mitte midagi ja kui sa küsid, millele sa tugined, kui sa seda väidad, siis öelda, et aga mul ei olegi analüüsi. Vaadake, kallis rahvas, see ongi tänane Eesti riigi nagu selline ametnike asja ajamine, et kui sa püüad teemasse süveneda, minna juurteni, tahad teada konkreetseid põhjuseid, tahad suhelda ametnikuga, kes esindab riigivõimu, temaga adekvaatselt, tehniliselt, konkreetselt, siis vastu sa kuuled sellist, ibarat jura, mis ajab sulle tõesti tead karva niimoodi turri ja kopsu üle maksa, sellepärast, et sa tunned, et see ametnik mõnitab, mitte probleemi, vaid sind isiklikult. Psühhopaadil on alati õigus. Aga siis ongi niimoodi küsimus, et kui ta mõjutab sind isiklikult, mida siis peaks Eesti Vabariigi kodanik tegema enese kaitseks, et see ametnik tunneks ka isiklikult vastutust oma käitumise ja oma tegevuse eest. Vaat see on selline väga problemaatiline küsimus, kuid ääretult terav küsimus, kuidas suudab kodanik ennast riigivõimu vastu kaitsta. Sellepärast, et ükskõik kelle poole sa pöördud, eksisteerib totaalne ringkäändus, kus üks ametkond toetab teist, üks ametnik kindlustab teisele tagalat ja sina oledki ikkagi lõpuks see loll. Kuigi seadused annavad sulle 100 ja 150% õigust. Vaat see on küsimus. Vaat see on selline dilemma Eesti rahva ees täna. Kas me tahame edasi elada või ei taha? Jah, või me olemegi siis sellised käpiknukud, kelle asi on lõuad pidada, tööd teha ja maksta järjest suurenevaid makse, et see
ametkond, mis parasiteerib meie kukil, sest täna ma võin öelda väga konkreetsetele faktidele tuginedes, et nad parasiteerivad koos oma presidendi kantselei, kogu ministeeriumite, kas kõikide ministeeriumitega ma ei saa öelda, mul on ainult mõne ministeeriumiga asjaajamise kogemus, aga kui me tuleme jälle siia fraktaalsuse juurde tagasi, siis me saame väita või laiendada seda teemat palju laiemalt ka riigi ulatusest, sest et seesama bürokraatia diktatuur, mis on sisse juurutatud, ma ütleks, et ta on imbunud, ta on juurutatud nende samade ametnike poolt riikliku kapitalismi soodustamiseks kõikidel tasanditel. See on Eesti riigi jaoks kõige suurem oht. See tuleb peatada, selline käitumine tuleb lõpetada ja see on kordades suurem oht kui see sama välisvaenlane, kelle vastu me kogu aeg võitleme. Sest et nii nagu ütleb president Tinna, deklareerides Roosi aias, et vabaduse nimel tasub alati pingutada, siis tekibki küsimus, kuidas meie selle ettevõtlusvabaduse nimel saaksime pingutada nii, et see oleks legaalne ja oleks tulemuslikas. Sest et meil ei ole nii palju aega, et kümnete aastate kaupa käia kohtus kõige lihtsamaid probleeme lahendamas. Sest meie kohtud on ülekoormatud ja nende küsimuste lahendamine on võib-olla isegi kunstlikult või meelega viidud sellisele ajaskaalale, et enne läheb issanda päike looja, kui me nendes küsimustes saame mingisugust selgust või ma julge isegi öelda, et õigust. Nii et võt, Margus, meil on tööd palju, tööpõld on lai ja seesama meie Eesti Ühistegevuse Liit suunabki oma tegevuse väga konkreetselt selle bürokraatia diktatuuri vastu võitlemisele. Ja midagi ei ole teha. Hoiame lippu kõrgel ja pean rõõmuga tõdema, et paljudele inimestele võib see jutt tunduda kohtane, võib tunduda rumal, võib tunduda ohtlik, ükskõik mida ta võib olla või mida ta võib välja paista, siis järjest rohkem inimesi liitub Eesti Ühistegevuse Liiduga. Ja kui te tõesti tunnetate, et ka teil on probleeme niinimetatud bürokraatia diktatuuriga, siis olge nii kenad. Tulge, astuge meie ridadesse ja teeme seda kõik üheskoos. Jah, täna paneme sellega punkti, aga meie püha sõda ei ole veel lõppenud. Kindlasti mitte.